Universum toetab mind. Universum hoiab mu seljatagust. Universum teab, mis on mulle parim. Või siis ju siis pidigi nii minema, kui midagi läks teistmoodi, kui sa soovisid. Aga mis siis, kui see kõik ei ole tõde? Mis siis, kui universum ei toeta, kaitse ega juhi sind? Ja selles kohtumises me vaatamegi seda kõike lähemalt. Seega, mõnusat vaatamist. Tere imelist esmaspäeva kõigile, kes siis vaatavad otse ja sulle siis mingit muud päeva, kes sa vaatad järgi. Meil on siis nüüd teine video seeriast Valust tõde enesearengust, millest on liiga kaua vaikitud ja läbi minu siis kogemuse, et kuidas mina olen siis enesearengu teel olnud ja saanud nii-öelda valusa kogemuse. Nii, kui sa jõuad kohale, ütle mulle tere, anna märku, kus sa vaatad. Vaatame, kas meil täna laivis ka kedagi on, et kevad pressib aknast uksest sisse ja inimestel aiatööd ja muud tegemised. Või siis on see, et see teema üldse tegelikult ei kõnetagi kedagi ja siis ma teen siin üksi neid laive ja inimestel ongi nagu ükskõik. Igatahes, tänane teema. See on nagu, tänane teema on siis võib-olla vundament kogu järgmisele seeriale, mis siit tulemas on. Ja ma tean, kus ma nagu pihta hakkan. Aga lämmegi kohe otse teema juurde, ei ole siin midagi. Et tuleb sulle tuttav võib-olla sellised laused, näiteks universum toetab mind. Universum hoiab mu seljatagust. Universum teab, mis mulle on parim. Lihtsalt usaldan universumit ja universum teab, mis on parim. Või siis on see, et ju siis pidigi nii minema. Aga mis siis, kui see kõik ei ole tõde? Mis siis, kui universum ei toeta ega kaitse ega juhi sind? Tere Kaja, näen, et keegi on tulnud vaatama Soomest. Viskame korra siia ette ka. Kui rohkem kommentaare tuleb, siis ma lükkan nad siia kõrvale ilusti jälle. Saab kogu aeg vaadata. Ehk siis, mis siis, kui see kõik ei ole tõde, et universum ei toeta, ei kaitse ega juhi sind? Ja ütlen kohe ära, et sa ei pea mitte midagi uskuma, mis ma räägin. Võta ja kuula ja viska minema kas või. Aga see, mida ma jagan, kui lihtsalt seda kas või olla avatud sellele, proovida seda oma elus, katsetada seda, vähemalt oma kogemusest ja tuhanded teised inimesed, kes meil selles level 5 maailmas on millegipärast hakanud oma elu nagu nii radikaalselt muutma. Kuidagi kerguses on hakanud asjad juhtuma. Eks ju siis mingi tõde selles on, mida ma jagan. Aga ma ütlesin, sa ei pea midagi uskuma, lihtsalt vaata, viska minema, kui sulle ei meeldi ja märka ka seda, kui sind midagi trigerdab. Eks mina olen ise täpselt samas kohas tegelikult. Aastad elasin ma selles, et usaldan universumit, et minu see pauk, nagu kust mul pikka hakkas, on eelmine kord, ma jagasin oma lugu esimeses osas siis, et 2015 oli see, kus ma ärkasin ülesse, enne seda juba ma hakkasin mingid soove manifesteerima läbi Secreti filmi. Aga 2015 oli see pauk, kui ma sain teada, mis asi on ego ja siis tekkis see nagu ka teadmine, sealt edasi sukeldusin juba rohkem sellesse, et kõik on üks, kõik on energia, et kas sina oled ka aksepteerid võimalikkust, et kõik on üks, kõik on energia ja välismaailm on nagu just kui meie peegel. Ja ma olen proovinud selle järgi nagu elada. Ongi juba 10 aastat, üle 10 aasta ma tegin seda. Ja see frustratsioon, mis nagu on, et mida iganes ma teen, miks see universum siis teeb nii nagu mingid asjad lähevad nagu nii metsa kogu aeg, et mis nagu toimub. Et jah, võib-olla tunned ära ka selle koha pealt, et kui asjad lähevad nii, nagu me soovime, siis on, ma manifesteerin selle, ma lõin selle, nii äge. Ja siis, kui ei lähe midagi nii, nagu me soovime, siis on kohe, universum testib mind, see on mingi karma, minul oli näiteks see, et mul oligi lõpuks see, et mul on mingi needus peal. Et mis teema see on, et ükskõik, mida ma proovin, lihtsalt ei lähe asjad tööle. Nagu mis fucking värk see on? Tere, Dagmar!
Ehk siis, kui see kõik on vale, mida me oleme seni uskunud enda ja universumi kohta. Ja täna ma kutsungi sind kaasa väikesele jagamisele, arutelule, mõtisklusele ja tunne ära ka, kus sina oled. Sest ma jagan sinuga 5 eksisteerimise tasandit siin reaalsuses. Ja märka, kus kohas sina oled ja kus sa oled varem olnud. Just, Dagmar, kas needus on olemas? Ma panen selle siia kommentaari ka siis vahepeal. Dagmar kommenteeris siin, et kas needus on olemas, just on ju. Siis kui sa jõuad nagu, nüüd Dagmar on seal level 5 maailmas ja hakkab kahtlema nagu absoluut kõigest, mida me teame. See ongi see, kahtle kõigest, mida sa tead. Et ainuke asi, mida me tõestada saame, on see, et ma kogen midagi, mul on meeletoni, millega ma kogen ja see kogemus on jätkuv. Ja kõik ülejäänud, kus ma tulin, kus ma olen, mis asi see maa üldse on, kuhu ma lähen peale surma, mis asi surm üldse on, mida ma pean tegema, et saada mingeid asju, kus ma selle kõik võtsin ja kas see on päriselt tõde. Aga sinna me ei hakka täna minema. Selle protsessi me teeme siis läbi 22. aprillil, kus me siis toimub see kogu kulminatsioon meie sellele seeriale. Aga jah, kas needus on olemas? Et mina arvasin, Marjem, et on, sest et ja kui sa arvad, et on, siis ongi. Oi, see on nii äge lihtsalt. Ma tahaks nii palju asju siin kohe ette nagu ära öelda, aga lähme järjest. Kindlasti oled kuulnud ka ütlust, et võta vastutus. Võta täielik vastutus oma elu eest. Aga kuidas sa võtad vastutuse, kui universum juhib? Siin on juba küsimus, on ju, kuidas sa saad võtta 100% vastutuse, kui sa ütled, et näe, universum juhib sinu elu. Universum määrab, mis läheb kuidagi moodi. Ehk siis siin on juba väike nagu lahkeli. See ongi see eneseareng, valus tõde enesearengu maailmast. Meil öeldakse võtta vastutus, aga siis meile räägitakse, et näe, universum juhib meid. Sest enamus spirituaalseid õpetusi on see, et kõik on üks, kõik on energia, aga universum juhib. Universum määrab, mis sinuga juhtub. Sa oled juba ette määratud, mida sa koged. Kuidas sa saad siis võtta 100% vastutuse? Juba on käärid sees. Me räägime ühest asjast ja samas ütleme, et see ei ole võimalik, sest et me räägime teisest asjast. Ja lähmegi siit, käime läbi need 5 tasandit, eksisteerimise tasandit. Ja ütlen kohe ära, et ükski tasand ei ole halb, see on lihtsalt üks elamise viis. See on üks elamise viisdest, mida sa oled valinud elada, võib-olla seni, kuni sa otsustad, et ma nüüd tahan hakata teistmoodi elama. Ja see on just kui evolutsioon läbi aja. Ja mida madalam tase, seda raskem on elu, nii-öelda raskem. Aga me oleme kõik valinud. Eks esimene tase on kehatasand. Zoomis sisse. Esimene tasand, ma võtan omal juua. Tulen kohe tagasi. Nüüd on eriti äge, kui laivid oli keegi samal ajal, kui see tool oli tühi. Ehk siis esimene tasand on kehatasand. Ma olen lihtsalt suur lihatükk, üks väike lihatükk suures lihamasinas. Ja see on see, kus peamine uskumus on, et elu juhtub minuga. Ja mu mentor, talle meeldib mõelda või rääkida nii, et see on see tasand, kus me ajame nagu kogume banaane, et jääda ellu. Ehk siis ma teen mida iganes, et saada võimalikult palju banaane, et ma jääksin ellu. Ehk siis peamine fookus on elu jäämisel. Ja maailm on füüsiline ja vaid füüsilise tegevustega jõuan ma oma eesmärgini. Ehk see ongi see, et kui ma tahan ellu jääda, siis ma pean võimalikult palju banaane korjama. Ja sellel tasandil ollakse ohver ja teiste süüdistamine. Eks kõik, mis juhtub, on just kui keegi teine süüdi. Küll on Jumal, universum, kus mida iganes usub, on ju teised süüdi, see teie naaber tegi, naine tegi, töö ülemus tegi ja nii edasi, kõik muud asjad. Eks siis sellel tasandil on põhimõtteliselt 0% vastutust. Siis järgmine tasand on mõistuse tasand või siis tegija tasand. Ja siin on see, et ma panen nüüd elu juhtuma. Ja ma võtan need tasandid suht lühidalt kokku kõik, et ma ei käi siin väga pikalt. Et siis teen siis lühi kokkuvõtte sellest kõigest. Ja see on see tasand, kus inimene saab aru, et ma saan elu muuta, aga see vajab suurt pingutust ja tahtjõudu. Ja sellel tasandil saab inimene aru, et ta ei ole enam lihtsalt lihatükk, vaid läbi mõtlemise ma saan hakata
nii ennast kui võib-olla elu muutma ja läbi teiste inimeste juhtimise, ehk siis see on see tasand, kus ma ei pea enam üksi banaane korjama, ma panen teised enda eest banaane korjama. Nii ma saan rohkem banaane. Ehk siis fookus on ikkagist ellujäämisel, sest maailm on ikka ohtlik ja ma pean pingutama, et ellu jääda. Et ongi, mul on vaja võimalikult palju banaane, et ma elus püsiksin. Ja kui mina enda eest ei seisa, siis söövad teised mind põhimõtteliselt ära, eks see on võistlemine, konkurents ja nii edasi. Ja fookus on siin tasandil siis eesmärkide seadmisel, pingutamisel, distsipliinil, strateegiatel. Ja see on tasand, kus enamus enesearengu maailmast, ehk siis edumeelsest enesearengu maailmast elab. Need, kes on sellele edule suunatud eneseareng. See on tase, kus hakkab inimene ka samas võtma vastutust, ma saan aru, et mina tegelikult loon oma elu. Nüüd on see, et mida ma saan teha, et seda elu muuta. Siis 3. tasand on religioon, on hingetasand. Et see on see tasand, kus inimesel hakkab maanduma mõte, et minust on midagi suuremat, mis juhib minu elu. Minust on kõrgemal mingisugune väline jõud, olgu selleks siis Jumal, kes juhib näiteks maailma. Ja sellel tasandil hakkab juba vähenema või lahustuma ellujäämise hirm, sest tekib usaldus rohkem elu vastu. Sest inimene mõistab, et miski suurem toetab teda. Et miks muidu need usuhullud, nii-öelda usuhullud on nii nagu lähevad ja usaldavad lihtsalt. Jumal hoiab mind, ma lähen ja teen, Jumal kaitseb mind. Et see ongi see, et tekib see hirm väheneb. Ja siin tasandil kaob ka selline väheneb pidev tõestamisvajadus ja pidev rügamine ja edasi pürgimine. Eks elu muutub rohkem kulgemiseks. Aga siin ei kao hirm, siin üks hirm asendub teisega. Et see justkui suunatakse ümber, sest et ma pean nüüd elama kindlate reeglite järgi, et saada Jumala soosing on õige sõna või? Et saada siis Jumala nagu poolehoid. Et siis ma pean kindlate reeglite järgi elama. Eks ma pean olema hea laps justkui, et saada hea koht tulevikus, kui ma siin ilmas ära suren ja taevasse pääsen. Ma siin norin ka natuke niimoodi. Et kui sa oled seal tasandil, siis mis sinu sees toimub? Miks need asjad trigedavad, kui ma siin midagi räägin? Ja see on tasand, kus toimub tegelikult väga suur piiramine. Sest et need reeglid on nagu nii tugevalt paika pandud, mis on õige, mis on vale. Mida tohib, mida ei tohi. Eks kogu elamine on tugevalt piiratud ja tõelisest vabadusest see on vaid unistus sellel tasandil. Või siis see saabub siis, kui me sureme. Eks see tasand on see, kus Jumal on väline, millega kaasneb ka taaskord jälle vastutuse justkui ära andmine. Näe, Jumal juhib minu elu. Aga siis me jõuame 4. tasandile, millest on siis, ma arvan, enamus minu vaatajad on sellel tasandil, et suured tõenäosusega oled ka sina sellel tasandil, kui sa seda videot vaatad. See on siis spirituaalsuse tasand, kaaslooja, et ma loon koos universumiga. Ja see ongi tasand, kus enamus enesearengu, siis sügavama enesearengu inimesi elab, mitte ainult siis edumeelne, vaid just see sisemine eneseareng, et kes olen mina, mis on see maailm ja edasi. Ja siin on see, et uskumus, et mina ja universum oleme partnerid ja ma saan läbi manifesteerimise ja energiatöö siis kujundada oma elu selliseks, nagu ma soovin. Ja mu mentor, talle meeldib öelda sellist, sest et ta paneb nii otse ja toorelt ikka, see on nii äge, et on spiritual fuck on need inimesed. Sest et spirituaalses sellel tasandil inimesed, nad teavad, et kõik on üks. Kõik on energia ja mina loon oma reaalse. Aga fucking ei suuda selle järgi elada ja võitleme oma loomingule vastu, kui kõik on üks ja kõik on energia ja sina ise lood oma reaalse. Siis miks sa võitled justkui oma loomingule vastu, näed, mulle ei meeldi see ja miks jälle too ja miks see ja see ongi see, et nagu mu mentor ütleb, et ongi see, et me usume, et me loome oma reaalse, aga samas me sõdime selle vastu igapäevaselt. Ja kõik on üks, siis me jälle kuskile viime tähelepanu teisel, näed, see inimene tegi mulle haiget või mis iganes. Ja siis on siin tasandil on ka järgne nii-öelda mõte on välismaailma minu peegel. Et võib-olla tuleb see ka sulle tuttav. Aga ikkagist proovitakse oma soovide realiseerimiseks kontrollida ja muuta olukordi ja teisi inimesi
kui palju tuled sina ära näiteks, kui sa suhtes näed, et sulle ei meeldi suhtes midagi, siis sa hakkad justkui teist inimest muutma. Kui universum on sinu peegelpilt, siis kuidas sa saad peegelpilti muuta? Lähed hommikul peegli ette ja ise oled mossis ja peegel on mossis ja ütled, no naerata nüüd ja siis hakkad joonistama sinna peegli peale, igast asju tegema. See tundub nii absurdne, aga see on see, kuidas sinnamas inimesi opereerib. Ja väga kõrgel tasemel õpetajad opereerib. Nagu päriselt. Me räägime küll, namaste, kõik on üks ja siis me kirume oma mingisugust, ma ei tea, mida iganes. Ehk siis selle tasandi võib öelda peamine puudujääk on see, et püsib kogemus, et mina ja universum oleme erinevad. Kui juhtub midagi head, siis ma lõin selle, ja kui juhtub midagi halba, siis universum testib mind, paneb mind proovile ja nii edasi. Ehk siis me ei võta ikkagi 100% vastutust. Ja see oli see tasand, kus mina siis väga pikalt eksisteerisin ja samas ma ütlen, et ma ei ole ka täiesti sellest tasandist veel väljas, et ikka tulevad samamoodi triggerid üles ja tahaks nagu kellegi teise poole näpuga näidata ja et miks see asi nii ei ole. Aga iga nädalaselt, iga päevaselt ma tunnen, kuidas ma liigun ja nihkun järjest rohkem järgmisel tasandile. Ja see muutus on lihtsalt nagu nii võimas ja tõesti see ei jää ainult minu ellu, vaid kui mina teen endaga tööd, siis millegipärast mu elukaaslane ka muutub järjest. Nagu mismoodi? Kui ma lõpetasin ära tema muutmise, proovimise ja hakkasin ise endaga tegelema täiesti ja võtan täiesti 100% vastutuse enda elu loomise eest, siis millegipärast ümbrus hakkab muutuma. Huvitav küll, miks? Kas see ei ole mitte tõestus sellest, et universum ongi 100% peegeldus? Ehk siis 5. tasand, level 5 maailm, millest mina siis räägin ja millest siis kogu need minu tänased õpetused asjad on siis üles ehitatud ja mis on juba nii paljudel inimestel nagu nii ägedaid muutused loonud. Et see on ühtsus, olemine ja selle fundamentaalne mõte ongi see, et mina olengi universum. Mina olengi universum. Ehk siis eraldatus on illusioon, ei ole mind ja elu, näed, et elu juhtub minuga või elu nii pidi minema. On ainult elu, teadvus, mis kogeb iseennast läbi selle kehastuse, mida ma olen seni nimetanud minaks. Ehk siis on vaid ainult üks teadvus, kes kogeb seda reaalsust läbi nende minade või nende kehastuste, mida me nimetame siis minaks. Aga tegelikult on kõik üks ja ma eksisteerin oma universumis täiesti üksi. Lihtsalt meie universumid kattuvad. Ma tean, see võib olla mõne jaoks nagu täiesti üle pea, aga nagu ütlesin, sa ei pea mitte midagi uskuma, mida ma räägin. Aga lihtsalt, kui sa võtad kas või natukene oled avatud sellele võimalikkusele, et mis siis, kui see ongi tõde, siis hakkavad muutused toimuma. Kes on siin minu kogukonnas ka, siis siin Ebilimi kogukonnas võite jagada ka, mis on teie elus muutunud, kui te olete hakanud võtma level 5 neid fundamentaalseid ideid vastu ja lihtsalt katsetama nendega, rakendama neid. Ja see on see tase siis, kus maandub see üks olemine ja selle järgi elamine. Eks kõik on üks ja me hakkamegi selle järgi elama. Ja siis, kui saad aru, et kõik on üks, kaob ära ka vastupanu ja võitlus enda loomingule. Et näiteks mul oli Metaga siin üks päev, Meta siis Facebooki reklaamisüsteemiga, et reklaami, seal oli nii palju mingeid huvitavad asju tuli, ma ei saanud kodulehega ühendatud ja muudkui tunnid läksid ja ikka tuli jälle see üles, et no kuradi Metares, ja siis, kui ma läksin jalutama, siis järsku käis, oota. Kas ma jälle võitlen iseenda loominguga? Kas see ei ole mitte mina, kellega ma võitlen? Sest kui kõik on üks, siis Meta olen ka ju mina. Ja veel täpsemalt on minu väikeste sisemiste laste peegeldus, sest et see peegeldub meie välisest maailmast tagasi, mis on veel meie sees lahustamata. Lihtsalt veel fundamentaalselt natuke edasi minnes. Eks kaob ära see vastupanu enda loominguga ja maandub teadme, et kõik ongi loodud minu enda jaoks, minu poolt.
Ja see on see tasand, kus hirm lõpuks lahustub täielikult. Ja võib öelda, et elu muutubki imeliseks kogemuseks, sest kui sa lõpetad võitluse, sa lõpetad vastupanu, sa lõpetad kontrollimise ja saad aru, et kõik, mis juhtub, on parim kingitus üldse. Iga hetk on sinu enda poolt sinu jaoks. Ja teised inimesed on ideaalsed näitlejad sinu enda filmis, mille stsenaariumi oled sina kirjutanud. Ja samamoodi oleme meie ideaalsed näitlejad teiste filmides, mille nemad on kirjutanud. See tähendab seda, et me ei ole kunagi mitte kellelegi halba teinud. Ja mitte keegi ei ole kunagi meile halba teinud, vaid me oleme ise palunud alateadlikult, et nad meile teeks midagi, et me ärkaksime üles. Ja saaksime teada, et näed, mina ise loon oma reaalse. Aitäh, et sa mulle selle kinkisid. Aitäh, et ma ise endale läbi sinu selle kinkisin, oleks võib-olla isegi õigem öelda. Nii, ja siin Dagmar kirjutas ka, panen siit kohe, Dagmari viimane kommentaar. Need muutused nii palju, kõige suurem, mille üle uhke olen, on vana Dagmar on uueks saanud, kus oskan jääda iseendaks ilma maskita. Just, sest sa ei pea enam tõestama, sul ei ole vajadus kellegi meele järgi olla, sul ei ole nagu, see on nagu nii lihtsalt imeline ja ulmeline ja igatpidi. Mul jääb sõnadest ausalt väheks, nagu et kirjeldada seda kogemust, mis tuleb, kui need level 5 maailma asjad vastu võtta ja päriselt elama nende järgi hakata. Siis sa kaotad selle pideva püüdluse elada teistele, elada ja teha teiste jaoks. Ja see võib tunduda nagu hästi isekas, aga mõtle, kui sina oledki üks ja kõik ongi üks, siis kuidas sa saad mitte olla isekas? Kuidas saab olla koer näiteks mitte koerakas või kass mitte kassikas? See ei ole ju nagu võimalik. Ja siis me elame siin elus ja ütleme, et isekas olek on halb, ma pean mõtlema teistele, aga kui sinust väljaspool ei olegi mitte kedagi, kõik on sinu peegeldus, siis kas sa elad oma peegelpildi nimel? Sest et kui sina oled ideaalne näitleja kõikide, mul tuleb praegu nüüd lihtsalt tulistan siit, kes võtab vastu, see võtab ja hinga, kui sa siin oled. Et kui sina oled ideaalne näitleja teiste filmides, nad on palunud täpselt olema sul see, kes sa oled, siis parim viis, et täita oma rolli, ongi valida ennast, sest siis sa oled nende jaoks ka parim kingitus. Sest et kui sa tulid siia reaalsesse sellena, kes sa olid, et sa saaksid olla see, kes sa oled ja kõikidel teistele, nagu kes on siin siis see peegeldus, siis ainuke viis, kuidas sa saad olla parim kingitus, ongi see, kui sa oled see, kellena sa siia tulid ju, mitte elades teistele ja kandes maske ja kõike muud. Ja et see on lihtsalt nii äge. Võtan need kommentaarid siit uuesti praegu ära. Ja siin ma lõpetakski tänase kohtumise sellise olulise mõttega, olulise tsitaadiga. Pane see omal kuskil kirja, kleebi omal otsa ette või kus iganes. Nii kaua, kui sa ei tunnista, et sina loodki kõik, eirad sa ka oma väge seda muuta. Ma kordan uuesti. Nii kaua, kui sa ei tunnista, et sina loodki absoluutselt kõik, ka selle, mida sa ei soovi justkui, siis sa eirad ka oma võimet või väge seda muuta. Sest et kui sina lood päriselt oma reaalse, siis kas sa looks kunagi tegelikult seda, mida sa ei soovi? Järelikult, kas on võimalik, et kõik, mida sa oled kogenud, oled sa tegelikult ise soovinud? Ja kui seda ei tunnista, siis palju õnne. Sa võid ka edasi magada ja olla uinunud ja mitte tunnistada, et aga näed, kuidas lapsele tehti mind, ma ei tea, mingi vägistati ja mis iganes. Kuidas ma sain soovida sellist kogemust? Kuidas ma sain soovida, et mu laps praegu näiteks, võtame äärmused, et mu last vägistati, et mu laps sai surma, et ma kogesin midagi sellist. Kuidas ma sain soovida sellist? Aga mina ei saa öelda sulle, et nagu, et sa ei
võta see vastu või mis iganes. Sa võid jätkata selle uskumust. Aga kas see loob sulle enim? Kas see loob päriselt seda reaalsust, mida sa soovid? Sest tegelikult, mida me inimestena soovime, on see, et me tahame olla õnnelikud, rahus, armastus ja rõõmus. Ja niikaua, kui ma ei võta täit vastutust oma elu eest, on see suht võimatu. Sest et minu emotsioonid on sõltuvad sellest, mida teised teevad. Ja viimane mõte siis 100% personaalne vastutus võrdub 100% personaalne vabadus. Ja nii lihtne see ongi. Ja see võib algust tunduda hirmutav. Ja mul oli samamoodi vastutusteema oli selline hirmutav, aga mida rohkem see maandub, saad aru, et see loob nii võimsaid see ongi see, kuhu me nagu liigume. Ja homsel kohtumisel ma sukeldan veel sügavamale sellesse vastutuse teemasse ja sellesse, et me ei taha tunnistada seda, mida me oleme loonud. Minu poolt tänaseks kõik, kui saitsid midagi ägedat, kui raputas midagi lahti, jäta oma kommentaar ja siis näeme homme kell 12 siin samas ja kui sa tahad minna täitsa sügavasse protsessi koos selle kõigega, me 22. aprillil kell 18.30 toimub siis täispikk protsess, 2,5 tundi väikese pausiga vahepeal, kus ma juhin teid läbi täiesti erinevatest tahkudest ja kus sa tuled pärast välja, kui sa pühendud, oled kohal ja hingad, sa tuled teise inimene sealt välja. See ei ole võimalik, et sul midagi lihtsalt lahti ei loksuks selle käigus. Aga minu poolt kõik, aitäh, Dagmar, juhuu, Dagmar ma panen selle kommentaari siia peale ka kohe. Juhuu! Et siis näeme homme kell 12 ja imelist esmaspäeva jätku ja muud päeva jätku sulle. Tšau!